Hei, hei! Tere tulemast kohvipausile. Taas kord on esmaspäev ja mul on väga hea meel olla nendel kohvipausidel, kus mul on külalised. Ja täna on mul külaliseks Margit Eerma, kes on mikroettevõtjate e-äri kasvustrateegia ärimentor. Ja mina nägin Margitit sotsiaalmeedias ja siis me tegime väikse kõne siin eelmisel nädalal, üle-eelmisel nädalal. Ja ma nägin ka sotsiaalmeedias seda, kuidas sina, Margit, jagasid, et sa olid ühel hetkel selle lõhkise küna ees või teelahkmel, kus sinu virtuaalne assistent oli lahkumas ja sa mõtlesid, et mida ma tegema hakkan nüüd, et kas ma võtan virtuaalse assistendi või tänasel ulmelisel ai ajastul ma teen endale ai meeskonna. Ja tänane teema, et kuidas siis virtuaalassistentist saab strateegiline partner, keda mikroettevõtjad siis tegelikult vajavad, on nii oluline, sest et ai tõesti tuleb. Kõik räägivad, Claude tuleb, teeb kõik ära ja millega me siis virtuaalassistendid hakkama saame üldsegi ettevõtjate puhul. Tere, Margit! Tere, Õnnela, ja aitäh kutsumast ja mul on tõepoolest väga hea meel siin virtuaalsete assistentide grupis nendel teemadel rääkida. Sellepärast, et ma ise arvan, et ma olen võib-olla selle virtuaalse assistendi nagu ideaalne klient tegelikult. Just. Ja kui ma nüüd natuke nagu täpsustan seda, me olime selles kohas, ma tegingi riili selle kohta, et ta ei olnud nüüd see, kes nüüd, jutt käib minu tütrest, eks ole, kes on mu partner ja ta tõepoolest sai novembrikuus lapse ja mis tähendas siis seda, et tal ei olnud enam aega nii palju tööd teha. Lihtsalt väikse lapse kõrvalt. Ja siis meil oligi selline koht, et mis me nüüd teeme. Kas me võtame endale assistendi, kellegi või turundusspetsialisti või kellegi, kes teeb neid asju, või teine variant oli siis see, et me hakkame koolitama välja ai meeskonda, tiimi, eks ju. Ja meie valisime selle viimase, selle ai tiimi. Aga miks tuli see ai tiimi mõte, et kas see, et sul nagu endale on nii huvitav see ai teema või sa lihtsalt nägidki seda, et virtuaalne assistent on pigem sulle kulu hoopiski või? Tead, seal on nüüd nagu kaks asja, eks ole, et esimene asi on see, et ma olen oma elus loonud väga palju tiime, meeskondi ja õpetanud välja väga-väga palju inimesi. Ja ma tean, kui palju võtab aega, energiat ühe inimese väljaõpetamine. Ja sa annad talle ju kogu selle tausta oma firma kohta, kõik, mis sa, kliendid, konkurendid ja nii edasi ja edasi ja edasi. Ja siis sa tahad, et ta mõtleks veel sinuga kaasa. Et ta oleks 100% sinu päralt, eks ole. Ja, ja, ja minu jaoks oli sel hetkel nagu lihtsam lihtsalt see, et ajakulu on mõlemal üks. Ei saa täna ka sellist ai tiimi, ai assistent või ai agenti endale, et kui me mõtleme, et annan talle nagu paar käsklust ja kohe teeb. Ei tee, absoluutselt ei tee. See võtab, öeldakse, et kuni 30 kokkupuudepunkti, eks ole, inimesega, ennem kui sa saad selle agendi endal korralikult tööle. Aga mis on plussid, eks ole, laps ei jää haigeks, ei unusta ära võib-olla midagi, et sa saad ta ikkagi täiesti panna enda kasuks tööle. Ja ta ei ütle sulle ühel päeval, et kuule, ma enam ei viitsi sinu firmas töötada, et ma nüüd lähen minema, eks ole. Ja tal ei ole ka teisi kliente peale sinu, et tavaliselt virtuaalassistentidel kipub ju olema selleks, et sa saaksid nagu endale inimväärse sissetuleku, ei piisa ühest kliendist. Sul peab olema, sul on mitu erinevat klienti ja kuidas sa siis neid prioriteete sead, eks ole. Nii et see oli meie jaoks nagu selline otsus. Aga kas see kõik nüüd praegu kõlab ikkagi väga hirmutavana, et mina koolitan assistendikoolis virtuaalassistente ja sina tuled siin, räägid, et ai teeb kõik asjad ära. Aga ma lõpuni võib-olla sellega päris nõus ei ole, sest nii palju, kui mina olen ettevõtjatega suhelnud, siis neid ettevõtjaid on ka seinast seina, kes pole ai-st üldse kuulnudki midagi, kes võib-olla on natukene kuulnud, aga neil pole aega seda süsteemi üles ehitada, on ju. Et kuidas siis virtuaalne assistent, siis oma lihast ja luust inimene
saaks sinusuguse ettevõtjaga siis koostööd teha? Mhm. See on väga hea küsimus, kuidas see virtuaalassistent saaks ja ma kindlasti jõuan selle juurde, et võib-olla ma natukene alguses räägin iseendast ka, milline on see Ja, minu taust, eks ole. Et see ring jäi ju tegemata, eks ole. jah, me läksime kohe Me teemasse. läksime kohe teemasse just ja see ei ole üldse paha kohe teemasse minna. Aga minu nimi on siis Margit Eerma ja ma olen 30-aastase kogemusega ärijuht. Ja ma olen selle 30 aasta jooksul üles ehitanud väga palju äristrateegiaid, kümneid ja kümneid süsteeme, loonud, kaardistanud äriprotsesse ja loonud ka erinevaid tiime, erinevaid meeskondi ja neid tööle pannud. Nii et ja nüüd viimased 5 aastat olen, 6 aastat siis juba praeguseks olen ma olnud mikroettevõtja ja minu eelnev kogemus on hästi palju ja keskmise suurusega ettevõtetes. Ja, ja nüüd ma olen siis viimased paar aastat töötanud mikroettevõtjatega. Ja siit on tulnud päris palju selliseid noh, nagu minu jaoks võib-olla selliseid ahaa asju, eks ole. Et näiteks, kui sa oled suurettevõttes ja sa räägid strateegiast, siis kõik saavad absoluutselt aru. Kõik saavad aru, millest sa räägid. Mis asi see strateegia on ja milleks seda vaja läheb ja mis on üldse äriprotsessid ja nii edasi, edasi. Siis mikroettevõtjate puhul on tihtipeale see, et sa alustadki sellest, et sa hakkad üldse rääkima, mis see strateegia on, milleks seda strateegiat üldse vaja läheb. Sest ollakse harjunud sellega, et see strateegia on midagi, mida vajavad ainult suurettevõtted. Aga kui mõtleme nüüd selle peale, et needsamad suurettevõtted ei oleks täna suured, kui neil ei oleks seda strateegiat olnud. Ja nii lihtne see ongi. Ehk siis see on see, kui nad täpselt teavad, kuhu nad lähevad ja mida nad nagu tahavad, neil on selged eesmärgid, siis sa saadki kasvada. Mhm. Ja me kipume ikkagi just, et mikroettevõtjad ja ma ise vaatan ka ennast ja ka virtuaalassistenti, sest nemad on ka tegelikult ettevõtjad ja need mikrokad on, Absoluutselt. siis Ja, no läheb see aur igale poole mujale kui sellele, et iseenda ettevõtte strateegiaga üldse tegeledagi. ja. Aga jaa, absoluutselt lähebki mikroettevõtjatel aur igale poole mujale ja vaata, siin on võib-olla nagu õnnele see asi ka, et kui ma täna mõtlen, kui palju, noh, kui on nagu ettevõtluskoolitajad ja tihtipeale need ettevõtluskoolitajad annavad edasi nagu neid teadmisi, mis neil on oma kindlad spetsiifilisi valdkonnapõhiseid teadmisi, kes on hea kes teab turundusest, kes teab müügist, kes teab sotsiaalmeediast. Aga neil ei ole seda, nad ongi ise kasvanud mikroettevõtlusest. Ehk siis neil ei ole tegelikult seda suure ettevõtte kogemust ja sellepärast nad ei saa ka sellest rääkida. Ja võib-olla see ongi üks asi, miks me täna, miks sellest vähe räägitakse, sellest samast strateegiast ja miks see võib-olla tundubki nii ebaoluline. Ma tegelen parem igapäevaste asjadega. Aga nüüd, kui me jõuame õnnele vaata sinna, et meil on vaja, kui sa tahad olla nagu hea partner sellele ettevõtjale, siis noh, mina eelistan palgata endale inimesi, kes on võib-olla minust targemad, kes Mhm. aitavad, kes aitavad mind sellistes asjades, kus ma ise võib-olla olen nõrgem. Ja, ja siis sa pead aru saama väga selgelt ka virtuaalse assistendina iseenda ärist ja sa pead väga selgelt aru saama selle oma kliendi ärist. Ehk siis täna on ikkagi, ma arvan, et see virtuaalassistent on pigem mitte töö tegija, mingi kindla töölõigu tegija, aga noh, kuidas mina näen, et see virtuaalassistent võiks olla partner sellele ettevõtjale. Mhm. Ja see Mhm. on nagu, see on täiesti erinev suhtumine kõikidesse asjadesse. Ja ma olen täiesti nõus, sest et tegelikult ma ise ka koolitustel räägin seda, et te olete ikkagi koostööpartner ja see tegelikult see mõttemaailm peab hoopis teistmoodi olema kui see, et sa lihtsalt ootad, et mulle antakse töö ette, ma teen selle ära ja siis küsin, mis ma Ja, nüüd teen, on ju. ja. Ja sa pead iseenda ärist väga selgelt jah. aru saama, sa pead ise väga selgelt aru saama ka seda, et sina oled ka ise oma ärijuht. Mhm, Ja mhm, kes on need sinu kliendid ja kuhu sina nagu oma äriga jõuda tahad ja mida sa nagu selleks tegema pead, et jõuda oma äriga sealt punktist A punkti B ja sul peavad olema endal ka olemas ärilised eesmärgid, kui sa tahad kasvada.
kui sa ei taha kasvada ja kui sa tahad lihtsalt hobitada, mina nimetan hobitamiseks sellist noh, kuni 30 000-list aastakäivet ja ega hobitamises ei ole midagi halba, aga hobitamine on asjade tegemine ilma kindla eesmärgita, kindla eesmärgi ja plaanita ja hobitamine on, ma olen ise ka hobitanud, aga kui sa tähendab, kui sa tahad hakata kasvama, siis sa pead nagu asju hakkama teistmoodi tegema. Mhm. Ja need teistmoodi tegemised on siis täpsemalt, mis asjad, kui me võtame nüüd No virtuaalassistendi, eks ju? mm. No siis sa pead olema ikkagi eelkõige oma ärijuht, eks ole. Ehk siis sul peavad olema endal eesmärgid, sul peavad olema endal plaanid, sul peab olema endal väga selgelt sinu strateegia paigas, sa pead väga selgelt aru saama ise oma ärisüsteemidest, mida sa mõõdad, kuidas sa mõõdad. Mhm, mhm. Ma mõtlen, ma tahtsin praegu küsida seda, et ehk siis sa mõtled seda ka, et me räägime sihtrühmast ja hästi tihti sa ütlesid ka, et kellele sa müüd, on ju, kes on sinu see sihtrühm, et päris paljud alustajad tegelikult, kes tulevad ju, mina arvan, et see on täiesti okei, kui nad alguses müüvadki suuremale sihtrühmale. Hiljem muudavad võib-olla oma strateegiat või No Margit naerab. mina pigem alustaks ikkagi sellest, et paneks väga selgelt oma sihtrühma paika. Et mida kitsamaks sa oma sihtrühmaga lähed, seda lihtsam sul on tegelikult, sest sa ei saa olla, sa ei saa nagu pakkuda oma toodet ja teenust kõigile. Et ja, see on seesama, et kõik Eestimaa inimesed on minu kliendid. No kas on ikka ja kuidas sa kõnetad neid kõiki Eestimaa inimesi? jah, selles mõttes sul Ja, on isegi õigus, kui sa võib-olla ise teadlikult ei mõtle, et sa sihtrühma nagu kitsamaks, siis tegelikult me ju mõtleme, onju. Ma tahan ainult naisi, ka see on juba tegelikult no segmenteerimine. on Et ma ja, ikkagi ei lähe selle peale, onju. ja. Jah, Ja seda. muidugi, mis puudutab nüüd veel seda sihtrühma, eks ole, et see sihtrühm ei ole mingisugune selline asi, mille sa paned ükskord paika ja ta jääb sul eluks ajaks. See on, kui Absoluutselt. su ettevõte kasvab, areneb, see sihtrühm muutub. Mul on praegu endal siin strateegia loomise meistriklassis ja 9-kuulises mastermind'is inimesi, kes alustasid hoopis teise sihtrühmaga. Ja see, kus nad täna on, noh, nad peavadki asju tegema ringi, ta tuleb jälle sinna strateegia loomise meistriklassi lihtsalt sellepärast ütleb, et mul on vaja nüüd vaadata need asjad uuesti ringi. Ehk siis see strateegia ei ole see, mille sa ükskord paned paika ja siis sa kohandad su. Ja kui sul ei muutu 3 aasta jooksul, kui ma küsin inimese käest, millal sa tegid viimati näiteks oma selle sihtkliendi, oma personad ja ta ütleb 3 aastat tagasi ja kui sul pole 3 aasta jooksul midagi muutunud, siis sa oled täpselt samas kohas. Mhm, Et noh, ilmselgelt, eks ole. mhm, mhm. Aga nüüd okei, et virtuaalassistent paneb ka oma strateegia paika, aga nüüd, et siin see ai tulekuga, kuidas sa näed seda, et mis on siis selle virtuaalassistendi roll ettevõtja jaoks? okei, sina oled keskmiselt taibukam, nutikam, teed need ai asjad valmis, onju. et mis see sinu Enamus nägemus ei on? tee, Õnnele, enamus jah, ei tee. jah, just ma seda tahangi Just, öelda, et tegelikult enamus ei tee, onju, et ma näen ka jah. siit inimeste puhul, kelle puhul sa eeldad, et neil peaks olema nagu kõrgem taiplikkus ja nad ei, nad ei tee seda, onju. et, Mhm. et kas seal oleks ka ikkagi virtuaalassistendil see, võtta see ohjad ja olla see strateegiline partner, kes aitab üles ehitada selle süsteemi? Ja vaata, nii mina seda näen. Ja seal on nüüd kaks asja. Üks asi on see, kui sa teed lihtsalt, osutad virtuaalassistendi teenust, siis valdavalt tõenäoliselt sa arveldad tunnitasupõhiselt, eks Mhm, ole. No mhm, vist on valdavalt, võib-olla mhm, kellelgi on kokkulepped, kus on noh, ongi nagu ma ei tea, mingid kindel fiks kuusumma, aga ikkagi valdavalt tunnitasupõhiselt. Nüüd, kui sa müüd sellele, pakud sellele ettevõtjale lahendust, mille jaoks, kas tal ei ole iseendal aega, kas tal ei ole iseendal teadlikkust, sa pakud talle ju tegelikult lahendust. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et sa saad küsida ka hoopis teist hinda. mhm, Sa pakud talle nii-öelda ai partneri, ai noh, mis iganes spetsialisti, see on hoopis teine tase, see on hoopis teine tase kui see tavaline assist, kui me mõtleme, et noh, kui me ütleme kui öeldakse virtuaalassistent, mis inimesele esimesena pähe tuleb? ai juturobot.
kuulan Juturobot. tegelikult päriselt ka, kas see on see, ma pean pidevalt selgitama, ei, see on lihast ja luust inimene. jah, nii. Minu jaoks on see ai virtuaalassistent see inimene, kes, no ma ei tea, korrastab sul seal mingisuguseid asju, aitab. kui sa teed webinari, assisteerib sind, eks ole, siis mis on võib-olla hästi palju noh, ma ei tea, teeb su kodulehel täiendusi. Halloo, täna teeb Claude ai ära sul need täiendused, tõenäoliselt ChatGPT teeb ka need täiendused ära, eks ole. ehk siis ehk siis need asjad lihtsalt või siis teine, no näiteks teeb sotsiaalmeedia postitused, teeb Canvas sotsiaalmeedia postitusi. No kas täna on see koht, kus see assistent, virtuaalassistent peab tegema Canvas sotsiaalmeedia postitusi? Mina lasen need sotsiaalmeedia postitused teha Claude Designil näiteks. Naks, naks, naks ja on kõik asjad valmis. Ehk siis jällegi, et ja täpselt samuti teeb, noh, kuna mina alustasin Claude'ist, ma olen olnud aastaid ChatGPT kasutaja, aga kuna Claude tuli oma agentidega välja varem kui chat, siis mina hakkasin seda ai tiimi üles ehitama Claude'is ja ma ei ütle seda, ma täna ei ütle seda, et üks on teisest parem, ma ei ole ise proovinud chatiga teha neid asju ja tõenäoliselt saab seal ka hea tulemuse. Oluline on ju nende asjade tegemisel see sisend, mille sa annad. Absoluutselt. Ja. Ja sa võid saada täiesti erinevaid tulemusi. Me siin meistriklassis proovisime, mul just paar nädalat tagasi lõppes meistriklass ja proovisime. Meil on seal ka ühel päeval, me teeme siis selle ai tiimi viimasel päeval, aga ennem seda oleme teinud strateegia, pannud paika eesmärgid, teinud SWOT-analüüsid, konkurentide analüüsid, ühesõnaga kõik see on see vundament, mida sul läheb vaja selleks, et sa saaksid hakata üldse neid kvaliteetseid agente looma. Ja proovisime. Minul oli sisend ja nad alustasid Claude'iga, osalejad, ja andsin oma sisendi. Mis sa arvad, kui kvaliteetsed vastused, minu prompti, kui kvaliteetsed vastused sealt tulid? Nad tulevad täiesti erinevad, sest et sinu need juhised on loodud sinu ettevõtte pinnalt. Absoluutselt. Ja nii ongi. Ehk siis mis tähendab seda, et kui keegi pakub, et mul on jube head promptid, hakka kasutama, sul ei ole mitte mingisugust kasu nendest. Mul on jube head skill'id, hakka kasutama, sul ei ole mitte mingisugust kasu nendest. Sa pead ikka nad tegema enda omaks. Ehk siis täna ma tegelikult näen seda, et kui virtuaalassistendid, kes on alustanud, siis täna on see koht, kus nad peavad oma strateegiat päriselt üle vaatama. Nad peavad viima läbi selle inventuuri, nad peavad vaatama, mis teadmisi, oskuseid nad on viimasel ajal omandanud ja need töösse rakendama ja siis selle uue suuna pealt edasi liikuma. Ja selle uue suuna pealt sa saad, see on hoopis teine kvaliteet, mida sa pakud ja see on hoopis teine raha, mida sa saad tegelikult küsida oma töö eest ilmselgelt. Et isegi siis, kui sa võib-olla ei automatiseeri 100%, et isegi siis see väärtus, mida sa pakud, on väga-väga palju suurem. Isegi iseenda töö tegemiseks on see nii palju suurem. Et noh, näiteks kui sul on mingi klient, kellele sa teed täna Canvas postitusi ja lase mõnel agendil need ära teha. Tee enda jaoks agent, kes teeb need postitused ära. Et sa saad oluliselt kiiremini kõik need asjad tehtud. Sest ma tean, kui palju see võtab aega. Ma olen ise ju kõiki neid asju teinud. Jah, ja siin ongi seesama, mis sa ütlesid ka vahepeal, eks on ju, tunni hinne lõpuks enam ei pädegi, sa saad osavamaks, kiiremaks, nutikamaks, siis lihtsalt tulebki teha korrektuurid. Aga okei, ma olen nüüd täna siin sellises kohas, et enam ma ei saa edasi minna nii, nagu ma tahan. Mul on vaja siis nüüd ikkagi vaadata, kus ma tänaseks olen. Kas sina saad kuidagi selles mõttes aidata? Jaa. Noh, strateegia loomine või üldse nagu arusaamine, kus kohas sa oma äriga täna oled, ongi keeruline. Ütlen ausalt, see ongi keeruline ja see vajab võib-olla sulle kõrvale tõesti inimest, kes on neid strateegiaid loonud 10 aastaid. Et eks kui me mõtleme nagu täna, kui meil kõht valutab, et me ei lähe ChatGPT käest küsima. Võib-olla mõned inimesed lähevad ja saavad sealt ka vastuse, eks ole. Ma arvan, et mõni läheb.
või sa ei lähe oma naabrinaise käest küsima, et kuule, mul on nagu kõht valutab, eks ole, et sa lähed ikkagi valdavalt, kui ikka pikalt sul valutab, sa lähed spetsialisti juurde või kui sa hakkad maja ehitama, et sul on vaja, ma ei tea, pottseppa või sul on vaja ahi teha või kamin teha, eks ole, et sa ju ei võta elektrikut selle asja tegemiseks, ehk siis jaa. Et mida mina, noh, nüüd mul on tegelikult 3. ülehomme juba on tulemas selline sinu äriinventuur ja see on täiesti tasuta webinar, ma ei tee tavaliselt neid tasuta webinare, nüüd suve jooksul ma olen otsustanud, ma teen neid 3 tükki. ohoh, Ja juulis tuleb täpselt ai teemaline täiesti tasuta webinar ja augustis ka. Et tule sinna kohale, võta endale see aeg, tund aega ja ma aitan sul need enda äri jaoks olulised numbrid üle vaadata. Ja saad isegi kindlasti endale mingi päris sellise tegevusplaani, näiteks järgmiseks 3 kuuks. Strateegiani me tõenäoliselt selles tasuta webinaris ei jõua. Strateegia jaoks on olemas oma kasvustrateegia meistriklass. ja kasvustrateegia meistriklass kestab teil kui kaua? Kasvustrateegia meistriklass on 2 nädalat. See on 4 korda 3 tundi. Ja see on nüüd selline asi, kus ikkagi absoluutselt nullist võtad lahti, paned paika oma äristrateegia, paned paika oma ärimõõdikud, kaardistad ära oma äriprotsessid ja siis 4. päeval lood ka selle oma esimese agendi ja seadistad endale ära selle kloodi ja ma räägin selle kloodi loogika lahti, kuidas see klood töötab ja mis sina saad sealt välja võtta. Aga sa kindlasti oled ka kohanud oma teekonnal neid ettevõtjaid, kes ei ole nagu nii ai teadlikud ja ai taiplikud, siis kuidas sa nagu arvad, et kas nagu päriselt need lihtsamad virtuaalassistendi tööd ka kaovad ikkagi ära ühel hetkel? Needsamad, mis sa rääkisid, kalendri haldamised, kujundamised, et kuidas sulle tundub? Ma arvan, et nad kaovad ühel hetkel ära. Ma arvan, et kui nende mittetaiplike, ai taiplike ettevõtjate teele satuvad selline endine virtuaalne assistent või ka praegune virtuaalne assistent, kes väga hästi neid teemasid valdab, siis noh, seda ei ole täna keeruline ettevõtjale selgeks teha, mis kasu see ettevõtja sellest saab. See kasusõna mulle hästi meeldib, ma kogu aeg ütlen ka õpilastele, et mis kasu sa oma kliendile tood, et see peab olema jah. välja toodud ja ta peab päriselt aru tundma, et see ongi nagu see koht, on ju. Nii, aga lühidalt nüüd kokkuvõttes, kuidas siis see virtuaalne assistent saab olla ikkagi see strateegiline partner? Me oleme siin rääkinud ai-dest ja kõigest muud, et mis on need, no näiteks ma ei tea, 3 sammu, mida ta nüüd peaks ette võtma? 3 sammu nüüd sa mõtled, kui see virtuaalne assistent tahab olla strateegiline partner Absoluutselt, noh, kui ta ei taha olla, siis ta ilmselt ei ole ja ta jah, siis ta just, teebki oma seda tööd ära, mis talle ette antakse. just. No tegelikult tuleb alustada sellest virtuaalse assistendi puhul ka ja kusjuures mina olen täitsa kindel, et see ei sõltu kindlasti sellest, mida sa oled koolis õppinud. See ei sõltu sellest, milline on, noh, okei, no on sul nüüd majandusmagistrikraad või on sul mingisugune muu asi, mida sa oled õppinud, aga see sõltub puhtalt nagu inimesest endast, see on inimese endas kinni. Ehk siis sa saad olla strateegiline partner, kui sa mõistad iseenda äri. Sa mõistad seda, kuidas see äri üldse toimib. Ja täna ma näen, et hästi paljud ettevõtjad vajavad sellist strateegilist partnerit, kes oleks ka strateegias. Ta saaks aru, mida tähendab see firma, ettevõtte strateegia. Et need asjad oleks, aga sa saad seda teha sellisel juhul, kui sa oled sa oled iseenda firma pealt asjad läbi teinud, eks ole. Sa ei saa hakata mitte kellelegi rääkima ega õpetama midagi, kui sa ise ei ole neid asju teinud. Et see on nagu number 1 asi ja kui sa mõistad selle oma kliendi äri, siis sa oskad ka talle pakkuda väga häid lahendusi. Sest mis huvitab täna kõiki mikroettevõtjaid? Esiteks, aeg. Ma tahan saada rohkem aega, ma tegelen nii palju kõikide asjadega.
teiseks, nad tahavad väga selget selgust saada, kuhu ma pean minema ja mida ma pean nüüd tegema. Sest meile igal pool pakutakse kõikvõimalikke erinevaid koolitusi. No, mul väga hea näide, kui meil on veel nats aega, eks ole, et mul üks tore klient, kes teeb rahvusliku tikandiga viljanastest riidest kleite, õmbleja ja teevad käsitöö tikandi peale. Ja ma olen talle kunagi e-poe teinud ja nüüd aasta tagasi meil oli laulupeo aasta. No millal sa müüd neid kleite, kui mitte laulupeo aastal, eks ole, laulu- ja tantsupeo aastal. Ja helistab mulle, ütleb, et kuule, et mulle tehti jube hea pakkumine, et helistati Kroonikast, kas sa tead. Ja no muidu see maksab 1500, see A4, aga nad tegid 200 eurose pakkumise. No nii, ma mõtlesin, et okei, ma ütlesin, et tead, ma olen täitsa kindel, et sa ei saa sealt midagi. Esiteks, sa ei saa mõõta seda, digitaalseid kanaleid sa saad mõõta, aga kas see on sinu sihtrühm? Ei, ma teen ikkagi ära. No ja mis siis juhtus? Muidugi tegi ära, eks ole. Tulemus oli ümmargune 0. Ja siis ma küsin ta käest, et või kuulan üks päev raadiot, räägib Kroonika peatoimetaja ja küsitakse, et kes on siis Kroonika tellija. Kas sina tead, Õnnele, kes on Kroonika tellija? ma arvan, et nad on pigem sellised minuvanused 30 pluss niimoodi. Et ma arvan, et noored kõik ei telli enam, väga noored ei telli. Ütle nüüd, et veel vanemad on või? Kroonika tellija on pensionär, kes tellib seda Ausalt? telekava pärast. Okei. Kuna seal on ainukene korralik telekava Eestis. Ja kui me nüüd mõtleme sellele, kui me ei tunne oma sihtrühma, eks ole, ja ma lähen ja ma reklaamin seal, noh, täna nüüd aasta hiljem ta tegi täpselt sama summa, pani Facebooki ja tal on müügid mitmekordistunud, eks ole, metareklaamidesse. Aga noh, meil on kogu aeg on väga häid pakkumisi, kogu aeg kõik pakuvad midagi, kõik teevad kõik su äri korda, eks ole. Aga kui sina ise ei saa oma selle äri suurest pildist aru, siis sa teedki selliseid valikuid. Aga sa pead ise väga hästi teadma, mida sa teed, kes on need sinu kliendid, kus need sinu kliendid on siis lõppude lõpuks, eks ole. Ja mida paremini sina ise oma äri mõistad, seda parem partner saad sa olla ka nendele ettevõtjatele. Ja nüüd see kolmas asi, 2 me ütlesime, mõista iseenda äri ja saa aru strateegiast, mõista kliendi äri. Ja kolmas sinna juurde, mida sa võiksid meile siis panna. Kas ma 3 tahtsin? Ja siis, kui sul on enda klient väga selgelt paigas, siis leia oma need kliendid üles ja paku neile väärtust. Paku neile kas või sedasama, et kui ja ära karda seda, et kui ta on sul ka täna olemas ja kui ta toob sulle näiteks igakuiselt mingi 200-300 eurot, mis sa teed talle teenuseid, eks ole. Ja kui sa sead talle üles sellise korraliku ai tiimi, siis selle eest saad sa kordades rohkem raha küsida. Sest see on nagu see koht, kuhu me praegu liigume ja see on need teadmised, mida ei hakka kõik mikroettevõtjad ise tegema. Absoluutselt, sest neil ei ole lihtsalt seda ressurssi. Absoluutselt, jah, nii ongi. Just. Väga hästi. Ehk siis mina kokkuvõtvalt ütlen Margit jutu peale, et tasub 3. minna seda tasuta webinari vaatama, tegema seda väikese inventuuri algus ära. Ja see ongi ikkagi see, mida me kogu aeg räägime, tuleb selle ai-ga kaasas käia. See ei ole lihtsalt siia niimoodi ajutiselt tulnud, see on tulnud, et jääda. Ja nii nagu ka Margit ütles tegelikult, et lihtsalt VA-sid enam, sellel ei ole mõtet, sul ei ole seda, sa oled nagu nii suures selles meres koos teistega, kui sa seda tavalist asja pakud ja sa müüdki siis oma tundi, mis lõpuks ei ole enam jätkusuutlik. Pigem õppida juurde, areneda. Ja miks mina räägin nii palju sellest strateegiast? Esiteks sellepärast, et ma tean, et see aitab, ma tean, et sa saad oma äri väga hästi sellega arendada ja kasvatada, kui su iseenda jaoks on asjad väga hästi selged ja sa saad aidata ka oma klientidel kasvada. Ja keegi ei taha väga teha seda. Keegi ei taha seda väga teha, keegi ei räägi väga, sellepärast et see on nüüd jällegi see, kus tuleb nagu sellest suurettevõtte taustast, eks ole. Ja. Et igaüks ongi selle oma kindla niši pealt, räägitakse seda, aga üldpilti siis nagu vähem. Aitäh, Margit, sulle tulemast meile külla ja avamast seda strateegia poolt. Me tegelikult ju teame, et see on oluline.
aga millegipärast see jääb kogu aeg kuhugile taustale ja siis on hästi hea, et keegi tuleb ja uuesti jälle koputab meie südametunnistusele, et vaadake ikkagi otsa ja mulle hästi meeldis see, et see strateegia muutub, on täiesti okei. Tegelikult peabki muutuma, sest me ju kogu aeg jah, kasvame ju. Et nagu sa ütlesid, muidu on paigalseis. Aga aitäh sulle. Kõik lingid, mis Margitiga seonduvad, nii see tasuta veebinar kui ka päriselt kasvustrateegia meistriklassi oleme me kenasti jaganud siia chati või kommentaariumitesse, nii et alustame siis teist pool aastat strateegiliselt, et aasta lõpuks oleks asjad paigas. muidu see tehakse on hea aasta point. alguses. Ja aitäh, Õnnela, sulle, et sa mind kutsusid ja aitäh, et sa nii toredasti mind siin võõrustasid, et ma sain rääkida sellest, mida ma mõtlen ja nendel teemadel, millega ma igapäevaselt töötan ja ma loodan teid kõiki siis näha seal 3. juunil kell 16:00. Teeme nii. Tšau, mõnusat esmaspäeva. Tšau!